Tere õhtust, Aktuaalne kaamera alustab, mina olen Mokla Tatara. Päeva tähtsaim uudis tuleb Eesti Redditist, r/Eesti, kus tekkisid pronksiööga võrreldavad massirahutused selle üle, et EKRE laksib oma vastaseid nagu onu Ivo suguvõsa kokkutulekul hapukhurke viina peale. Parem EKRE kui Rehv. Sinna see taandubki. Pole kedagi valida enam, Rehvi valides maksad ennast vaeseks, kes on venemeelne, sotsid lillelapsed ja muud LGBT fanboid. EKRE on äärmuslik, aga parem kui Rehv. My 5 cents. Mitte, et ma ise EKRE-t valiks. Usun, et meie välissuhted teiste riikidega muutuvad veel paremaks, kui nad eelmise valitsuse ajal olid, kui EKRE jälle laivi lendab ja seda õlitehast, mis härrad Helmed nii väga tahtsid, saab valmis ehitada, sest keda see kliima ikka huvitab. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again. Pead kahjuks edasi otsima, nutusilma Brownie Place. Südasilma Smiley Place. We're sorry, you have reached a number. Vauk nii põhjapanev solvang, mis siis, et mööda, aga ma olen nii löödud, et polegi hea comebacki imestav Pikachu reis. Laske mul nüüd 3 päeva taastuda. Aga kas keegi ka tegelikult valimistel hääletab nende poolt? Ma hääletan. Oleme sõbrad edasi. Neil on 19 kohta Riigikogus pro. Lahti neist kardetavasti ei saa, aga loodame, et järgmine kord enam nii palju ei ole. Miks sa seda loodad? Sest nad teesklevad rahvuslikkust ise samal ajal teadlikult ja süstemaatiliselt Eesti rahva säilimise ja edu vastu töötades. Kuidas nad Eesti rahva säilimisega edu vastu töötavad? Nad ju töötavad selle poolt vaadates nende programmi. Just nimelt teesklevad. Osaliselt on programm selline, mis varjatult töötab Eesti vastu, sulgudes näiteks kristluse ja üleüldse religioosse maailmavaate propageerimine. Osaliselt on ainult retoorilised jutupunktid, mis midagi ei tähenda. Osaliselt on punktid, mida küll retoorikas kiidetakse, aga mille vastu reaalses tegevuses töötab. Sest nad on padupopulistlikud rumalad äärmuskonservatiivid, kes on Eestile ohtlikud. Ma ei tea, eelmine valitsus oli suht silge, polnud midagi ohtlikku minu meelest. Lolliks oled läinud või? See oli kõige mitte chillin valitsus taas iseseisvunud Eesti ajaloos. Kui sa ei jälgi uudiseid, siis jah, täitsa chill. Muidu, jah, iga päev oli põhjust häbeneda oma valitsuse üle. Ma ei imesta, et U-kaldkriips, Silpsel alapriips, Bingo sugused uudiseid ei jälgi. Üks asi on häbenemine, teine asi on oht nende poolt. Ma küll mingi kohtu ei tajunud lahise suuga Smiley Face. Mis siis seal mitte chilli oli? Valitsus nagu valitsus ikka ju. Palun pane rohkem tähele, mis poliitikas toimub. Oled sina ikka õrna hingega meil? Vabandust, aga millest sa nüüd jälle räägid? Kas sa saad ikka aru, et sa toetad rumalust ja vihkamist viljelevat populistlikku erakonda? Aga millest sa ilma jääksid, kui nad võimul oleks? Normaalsest riigist. Kui teie jaoks on normaalne riik see, kus valitseb korruptsioon, rahvast ülesõitmine, teisest riigist tulevate soovituste täitmine ja mitmed teised, siis sobiks teile ideaalseks elukohariigiks Valgevene. Saaksid seal sultan padjad kummardada ja suurest õndsusest punni minna. Püha lihtsameelsus. EKRE on siis see korruptsiooni väljajuurija. Tuleb taevas appi. Kes sul seda teeb? Eesti rahva enamus tahtis Euroopa Liiduga liituda. Pigem on siin EKRE see, kes tahab rahva enamuse tahtest üle sõita. Haking debiilikute kari ikka. Miks te kogu aeg nii kurjust täis olete? Ilus suvi, olge rõõmsam kordki aastas. Lubage omale seda Smiley Face. Sest Eestis on üks padupopulistlik erakond, mis viljeleb viha ja rumalust. On ainult ratsionaalne nende peale kuri olla. Kas teie õnnetunne saabuks EKRE laiali saatmisega või tuleks nende toetajad ka füüsiliselt ära hävitada, kehtestada ainult teie maailmavaadet esindav ainuvalitsus, keelustada šokolaaditükkidega jäädis? Ei, minu õnnetunne saabuks, kui suur osa Eesti elanikkonnast ei oleks nii rumalad, et EKRE taolist erakonda valida. No täitsa padurumalad nad ju siis pole. Mõtle, on olemas isegi suur hulk, kes Reformierakonda valivad, see on küll rumaluse tipp. Reformierakonnal on Eesti kõige kõrgema keskmise haridustasemega valijaskond, EKRE-l selgelt kõige madalam. Haridustase üksi ei takista lollide otsuste tegemist. Aga kust sa üldse tead seda? Sa pead ju aru saama, et statistiliselt esindad sa kõige rumalamat osa Eesti elanikkonnast. Või oled sa tõesti nii loll, et sa selle pealt julged veel järeldada, et paremini haritud inimesed teevad sinust keskmiselt rumalamaid otsuseid? Sinusuguste viga ongi see, et elatakse mingis statistika ja Exceli tabelite maailmas mitte reaalsuses. Sa vist arvad seda ka nii kui iga reformar, et kui mingit maksu tõsta 50% võrra, siis kasvab ka selle maksu laegumine sama võrra. Sinusuguste viga on see, et sa ei oska andmeid tõlgendada ja arvestad faktidega ainult siis, kui see sulle sobib. Millest sa räägid?
sa ju ometi ei pea ennast piisavalt targaks, et maksundusest rääkida. Tõesti, ma pole seda laadi arukusega, et teiega vestelda. Ilusat päeva! Iga 2 nädala tagant vahetusminister välja, sulgudes tavaliselt infotehnoloogia minister, iga nädal käis EKRE pärast vabandamine Ratase poolel. Muud uudistes nagu ei olnudki. No nüüd me näeme, kui alusetult neid ministreid vahetati. Lihtsalt taheti takistada ja valimiste uurimist põhimõtteliselt. Ma usun, et neil on järgmine kord rohkem kohti. Eks alfaisased ikka domineerivad, see ei tohiks kellelegi üllatusena tulla. Märgiline on aga see, et Reformierakonna baasi kõik need kärped ei mõjutanud, sulgudes nii nagu ma ise muidugi ka arvasin, lihtsalt paljud seda ei uskunud. Liberasti irvitavad lahtise suuga smiley face'id. Täna on siis alfaisase latiks, mis igavesti voolav soikitoru, mida mõni võib kutsuda suuks ja mitte rohkem kui 3 ajurakku. Kes seal täpsemalt alla on? Martin, kes ei julge debattides oponendile silmagi vaadata. Seniilne Mart, kes ei tea, millele ta allkirja paneb ning kellele peab Monika sõnu ette ütlema. Või siis Poolamets, kes olid täielik susk, kui põhiseaduskomisjoni liikmed tema kabinetti kogunesid. Või hoopis lamemaallane Grünthal. Või taskuvarast ja ahistaja Madison. Või naisepeksja Kuusik. Tehes kõike seda ning ikka kasvades populaarsuses on üsna alfamuuvin maigu. Alfaisased on need, kes nõuavad referendumite läbiviimist, elik kes on nii alvad, et järgivad kodanikkonna enamuse tahet, sulgudes, ja see viimane muudabki nad alvadeks. Sel juhul mitte EKRE, nemad referendumist hoidsid kõrvale, tahtsid, et oleks rahvaküsitlus, mitte referendum. Sa eksitad. EKRE ei hoidnud referendumist kõrvale, referendumi välistasid Reform ja SD. Šveitsi demokraatias ei pea parlament referendumi tõttu tagasi astuma. See, et Šveitsis ei pea, pole tingimata hea asi. Kuna meie tingimustes iga asja referendumil otsustada on suht kallis, sulgudes mul pole aimugi, kuidas Šveitsis selle referendumluse infra lahendatud on hea, kui referendumiga väljatulijatel on ka mingi vastutus. Muidu läheb lippama. Ei lähe midagi lippama. Sisuliselt oleks tegu kahekojalise süsteemiga nagu USAs. USAs ei saadeta kumbagi otsustuskoda laiali, kui nende vahel tekib patiseis. Ma mõtlen seda, et mismoodi vältida jaburate referendumite genereerimist, kas Vürtsikilu peaks nimetama Tallinna kiluks. Teine probleem, nagu sellegi rahvaküsitluse puhul, on suunatud küsimused. Ma ise oleks toetanud Riigikogu jaoks legaalselt siduvat referendumit küsimusega koolon. Kas abielu peaks olema sooneutraalne? Ei kaldkriips ja. Oleks olnud kena ja selge ja loogiline. Aga EKRE hakkas sellega susserdama. Sinu, sulgudes ja teiste, mõtlemine selle üle on piirdunud referendumite vältimisega. On kümneid viise, kuidas saaks pärssida jaburate referendumite genereerimist. Aga too näiteid. Ma üritan üle kavaldada smiley faces. Näiteks 1. Referendumid võiksid olla kahetasemelised. Esimene referendum ainult elektrooniline. Kui esimese referendumiga saadakse kokku vähemalt väiksem kui 50% kodanike toetus mingile vastuse variandile, siis tuleb teine referendum, mis on ainult paberkujul. Kuid sulgudes spammitud referendumi algatustest on liiga paljud algatused saanud elektrooniliselt vähemalt väiksem kui 50% kodanike häältest kokku, siis paberreferendumi läbiviimise ajastamiseks tuleb järgmisse etappi jõudnud elektroonilised referendumid seada üksteise suhtes, sulgudes ajalise tähtsuse pingerita, ja sealt pingereast mingi hulk, sulgudes näiteks 10 tähtsaimat referendumi algatust, millel kõigil vähemalt väiksem kui 50% kodanike elektrooniline toetus juba olemas, läheks järgmisele paberreferendumile. Paberreferendumeid viidaks läbi näiteks 1-2x aastas, et aga mõlemas kojas peaks otsustusnivoo olema sama, siis parlamendis peaks samuti, sulgudes poolthäälte otsustusnivooks olema vähemalt väiksem kui 50% parlamendi koosseisust. Ma olen üsna kindel, et mitte ükski teema ei saaks esimeses voorus 50% inimeste hääli. Lisaks muudaks see variant igasugu otsustusprotsessi räigelt protseduuriliselt aeglaseks. No aga siis pole ju midagi karta. Kuni 10 referendumi küsimust 1-2x aastas on alustuseks piisav. Karta on raiskamist, kulutamist ja venitamist ilma mingi tulemuseta. Noh, lihtsalt tundub mingi jabur ja mõttetu süsteem. U-kaldkriips perestroika P2V soovitatud juhuslikult valitud rahvakogu idee tundub mõttekam. Ja kui esindusdemokraatiat parandada, siis aitaks lisaks poolt häälte andmisele ka vastuhäälte võimalus. Igal valijal oleks 1 poolt ja 1 vastuhääl. Tegelikult eriti ei aita. Demokraatia peamiseks mõõduks on kodanikkonna enamuse tahe. Vähemuse tahe peaks enamuse tahet mõjutama, aga alati ei pruugi, sulgudes ja alati ei pea ka. Sinu arust siis demokraatia on raiskamine. Diktatuur on kulutõhus. Diktatuur tegelikult on küll kulutõhus smiley face. Aga sellega kipuvad muud jamad tekkima.
Vastuhääletamise võimalus aitab just nimelt enamuse tahet paremini läbi viia, tegelased, kes enamusele vastikud on, hääletatakse maha. Tegelastel nagu Savisaar ja Helmed poleks sellises süsteemis nii head esile kerkimise võimalust. Ja see jutt, et vähemuse tahtega arvestama peaks, on sinu kommentaaride puhul miskit uut punkt, millistel juhtudel siis peaks küsimärk smiley faces. See ei aita mitte kuidagi referendumil, sest seal hääletatakse lahendusvariantide üle, mitte rahvaesindajate üle ja poolt- ja vastuhääldega ei oleks valitud isik enam esindaja, vaid mingi muu monstrum. Enamasti peaks vähemuse tahtega arvestama, aga see ei tähenda, et see vähemuse tahe ilmtingimata peaks seadustesse minema. Peaks, see on vabatahtlik arvesse võtmine, mitte kohustuslik. See käiski esindusdemokraatia, mitte referendumi kohta. Tundub, et sa ajad segamini sõnad alma ja populist. Ei, ma ei aja segamini. Algal peabki olema enamuse tugi. Ehk siis Keskerakond on alma, kuna tema tuumikvalijaskonna moodustavad venskarid ja venelased ehk Eesti elanikkonnast enamik. Järeldan, et almaks saabki pedesid ja vähemusi vihates ning venskaritele suurt pensionit lubades. Kui sellised peaksid Eesti elu edasi viima, siis ma ei tahaks siin elada. Sa eksitad kahekordselt. Esiteks, Keskerakonnal ei ole enamuse tuge ja teiseks, enamuse tugi saab eksisteerida ainult üksikutes vaidlusküsimustes, mitte üle kõigi küsimuste. Valesti eeldad ja valesti järeldad. Mediaanvend peksab jälle segast. Tegu oli minu analoogiga sinu absurdsele väitele, et EKRE omab mingit enamust. See, et EKREl on tugev valijaskond harimatute ja vaimupuuetega inimeste seas on analoogne asjaoluga, et Keskerakonnal on tugev valijaskond venelaste ja vanurite seas. Ja Keskerakonnal on kalpriiks oli enamuse tugi Tallinnas. Kui oled kunagi näinud Keskerakonna valimisreklaame ja loosungeid, siis ehk saad aru, et tegu on populismi, mitte alhasusega. Sama paralleeli saab tõmmata ka EKREga. Õldmehike, EKRE ei oma enamust. EKRE toetab enamust referendumite läbiviimise küsimuses ja selles ulatuses, sulgudes ja üksikutes teistes küsimustes toetab enamus EKRE positsiooni. Valijaskonnast rääkimine on jällegi agregeerimisega eksidamine, sest enamus saab eksisteerida vaid üle üksikküsimuste või väga väikeste küsimuste kombinatsioonide. Ei ole. Valimistel antud hääl ei anna neile mandaati võtta suvalises küsimuses sõna enamuse nimel. Alfaisased naljakas, et üks üldse alfaisastest midagi teab. Need EKRE vennad on sellised, keda koolis kiusati ja nüüd, kui endal mingi võimulaadne asi käes, siis kiusavad endast nõrgemaid. Ala, kuidas siia said Lilleke? Kes need kiusajad kooli ajal siis olid, sotsid või küsimärk lahtise suuga smiley face. Kuid ma tegelikult isegi nõustun sinuga, ma arvan, et inimene peab olema kogenud midagi elumuutvat selleks, et omada mingit tugevat maailmavaadet. Kellel on see kiusamine, kellel on vaesus, kellel kiusamine, kuna ta on vaene hoopis smiley face. Näha kohe, et Kapaman on beeta. Näha kohe, et sa autist. Sattusid vist repiti repil lehele ja nüüd arvad, et tead maailmast kõike. Kui satud välja päris maailma, siis näed, et teised inimesed ei lahterda üksteist alfadeks või petradeks, lahtise suuga smiley face. Sellist sõnavara kasutavad ainult kiutselid. Ma olen erinevalt sinust Martin Helmega kohtunud näiteks ja isast polnud seal midagi. Kõh, beeta. Ja, sa ise oled viimane täht Kreeka tähestikust lahtise suuga smiley face. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Lihtne lahendus, läheme monarhiaks, siis ei saa EKRE võimule. 300 IQ muu. Tallinnas juba on monarh Kõlvart, pole väga meeldiv. Pole väga meeldiv. Sul on link katki, topeltturg kokku jätkatud. Sisu osas, jaa, sest Mihhail Kõlvart tahab järgmisekski esimeheks, nagu ka Kadri Simson ja Tanel Kiik kindlasti. Jüri veeremised on veeretud, kõik teavad seda. Parandasin lingi ära. Vaata putti muskleid, teevad ta kohe meeldivaks . Sulgudes, ainult pilt on oluline, artikkel on suvaline ja pole tähtis. Tüüpiline EKRE pooldajast kommentaator Facebookis, 40-ndates eestlane, elab Soomes, vihkab immigrante. Kloonid muutuvad, aga tsirkus jääb ikka samaks . Mingi tark mees. See on minu nimi. Ma tahan seda veel toonitada. Tuled kostu.